E-kursuse seaded. Õpetaja staatuses isik võib Moodle'i keskkonnas e-kursusel valida õpetaja administreerimise paneelist seaded. Seaded tähendab e-kursuse seaded. E-kursuse seadetes on võimalik muuta oma e-kursuse nime, kirjutada e-kursusele lühendnimi, mis võib koosneda mingist arusaadavast märksõnast. Saab valida kursuse formaati. Selle üle peab otsuse tegema õpetaja, kas sobilik on näiteks teemade formaat või nädalakava formaat. Nädalakava formaadi puhul automaatselt kuvatakse kuupäevi, kus siis üks nädal on määratletud nädala esimesest kuni viimase päevani kuupäevadega. Võib-olla on aga aineõpetajale sobilikum valida teemade formaat. Sealjuures võib iga konkreetse teema puhul sissejuhatavas tekstis märkida, kui pika aja jooksul seda teemat käsitletakse. Kursuse alguskuupäevaks kursuse loomise hetkel automaatselt valitakse see kuupäev, millal kursus tehniliselt luuakse, aga seda kuupäeva on võimalik muuta ja viia siis vastavusse selle kuupäevaga, millal kursus tegelikult toimuma hakkab. Samuti on siin võimalik valida nädalate või ka teemade arvu, et mitu nädalat või mitu teemat sellel konkreetsel e-kursusel e-kursuse keskkonnas kuvatakse. Aga seda kõike, mida me siin praegu vaatame, on võimalik ka muuta. Nii et kui alguses õpetaja ei ole päris täpselt kindel, mitu teemat ta sellel e-kursusel tahaks käsitleda, või ta ei ole neid teemasid näiteks üle lugenud, siis ta võib siia kirjutada või õieti siit valida lihtsalt ühe numbri ja pärast on võimalik seda numbrit siis näiteks suurendada, kui selgub, et on vaja veel teemasid juurde luua ja kirjeldada. Kõiki valikuid siin e-kursuse seadetes me ei käsitle ja neid ei ole ka vaja üleüldsegi kasutada. Kindlasti aga soovitaksin vaadata, milline kujundus teile meeldib. Näiteks kool või ka erinevad aineõpetajad võivad omavahel kokku leppida, et kasutatakse ühesugust kujundust. Milline see kujundus ja värvilahendused näiteks seal Moodle'i keskkonnas välja näevad, seda tuleks lihtsalt katsetada ja vaadata, et mis siis kõige rohkem meeldib. Mina soovitan valida näiteks niisugust kujundust, mille nimetus on e-õpe Moodle. See on niisugune tagasihoidlik ja sobilik igal juhul, aga mõned niisugused kujundusmallid võivad olla ka väga värvilised ja seda peab tõepoolest otsustama ja arutama, et mis siis sobib. Igal juhul soovituslik on valida pigem tagasihoidlik värvilahendus, sest oluline on ikkagi e-kursuse sisu, aga mitte see, et see pilt, mis õppijale avaneb, oleks nüüd hästi kirev ja värviline. Kindlasti on väga tagasihoidlik ja traditsiooniline kujundusmall ka standard white. Aga nagu veel kord öeldud, et te võite seda proovida. Ei ole keelatud kasutada ka natuke värvilisemaid lahendusi. Nii et e-õpe ja Moodle, see on kindlasti niisugune traditsiooniline ja mitte silma riivav kujunduslahendus. Veel on oluline üle vaadata see plokk, mis kannab nimetust registreerumised. Registreerumiste juures on siin valitud õpikeskkonna vaikimisi seaded, sisemine registreerimine ja seda ei ole vaja muuta. Las ta jääb nii, nagu ta on. Kindlasti on väga oluline, et ei muudaks ka siin neid seadeid, kus vaikimisi rolliks on kohe kõigepealt pakutud õpikeskkonna vaikimisi seaded õppija. See vaikimisi roll tähendab seda, et millises staatuses kellena satub kursusele registreerunud teie kursusele. Et kui te näiteks siin seda rolli muudate ja panete vaikimisi rolliks kas või õpetaja, siis tähendabki see seda, et kõik õpilased näiteks, kes teie kursusele sisenevad, satuvad sinna õpetajana, aga seda ei oleks vaja. Õppijal ja õpetajal on erinevad õigused Moodle'i õpikeskkonnas. Ehk nagu seda siis nimetatakse,
et need on erinevad rollid. Õppija saab vaadata materjale, mis õpetaja on üles seadnud ja tema saab ka ise esitada neid õppetegevusi, mis õpetaja on tema jaoks planeerinud ja loonud. Õpetaja omakorda saab oma e-kursusel teha kõike, tema saab lisada materjale, saab lisada veebiviiteid, saab luua kursuse struktuuri, saab luua teste, saab kirjeldada ja esitada Moodle'i keskkonnavahenditega õppija tegevusi ja nii edasi. Nii et õppijal on tegelikult kõige väiksemad õigused ja õppija jaoks Moodle'i keskkond ja Moodle'is üles ehitatud e-kursus avanevad ka suhteliselt arusaadaval ja lihtsamal moel tehnilises mõttes. Et õppija jaoks ei tohiks olla Moodle'i keskkonna kasutamine keeruline. Järgmised seaded, et neid ka on praegu teie e-kursustel kindlasti määramata, aga kui on juba selge, et millisest kuupäevast see e-kursus peab õppijatele avanema, et siis on siin võimalik võtta ära linnukesid keela kastikese seest ja see saate määrata, et millisel kuupäeval teie kursus algab ja mis aastal ja millisel kuupäeval ja mis aastal ta lõpeb. See algab ja lõpeb tähendab siis õppija jaoks seda, et õppija staatuses kursusel olev isik, et tema saab selles konkreetses vahemikus sellel kursusel olla ja et sellele kursusele saab registreeruda selles kindlas vahemikus. Et neid seadeid me praegu ei puuduta, et nendest tuleb hiljem konkreetsemalt lähemalt juttu, kui te oma e-kursust hakkate nii-öelda päriselt jooksutama. Samuti on võimalik määrata, et kui kaua tohib sellele kursusele osaleda, et saab määrata selle registreerumise tähtaja, aga mõnikord on ka see soovituslik jätta määramata, sellepärast, et võib juhtuda, et mingil põhjusel mõni õppija ei saa teie poolt määratud vahemiku jooksul kursusele registreeruda ja siis tekib tal niisugune tehniline tõrge ja teil endal ka võib-olla ei ole kohe meeles, et miks nüüd see õppija konkreetselt ei saa enam e-kursusele siseneda ega ennast sinna kasutajaks registreerida. Nii et soovitus ongi niisugune üldine, et kui te täpselt ei tea ja ei oska nagu ette näha, mida teile üks või teine määrang võib ette tuua, et parem jätke neid muutmata, et las nad olla niisugusel kujul, nagu see Moodle algselt teile siin pakub. Ja hiljem juba saate te pöörduda oma Moodle'i administraatori poole, kes saab kindlasti teie koolidel olema, kelle käest täpsemalt küsida kõiki neid probleeme, mis teil tekivad seoses e-kursuse seadetega. Et praegu me käimegi siin läbi need soovituslikud seaded, mida te tõesti ise peaksite vaatama. Samad sõnad registreerumise lõpptähtaja kohta, et neid ma ei soovita ka teil üldse puudutada. Rühmad, et seni, kui teil kursusel ei ole veel õppijaid, et ei ole vaja ka määrata seda nii-öelda rühmade režiimi. Ja soovitan ka selle rühmade ploki jätta alguses, kui te hakkate e-kursust alles üles ehitama, täitmata. Kursuse avatus. Et kui teil ei ole veel e-kursus valmis, siis ma soovitan valida ja praegu ongi kõiki teie isiklikel e-kursustel määratud, et see kursus ei ole õppijatele avatud. Aga kui teie õpetajana olete oma e-kursuse nii-öelda valmis teinud, et siis te peaksite siin selle avatuse kindlasti muutma ja see tähendab, et teil tuleks siin valida, see kursus on õppijatele avatud. Et kui kursus ei ole õppijatele avatud, siis õppijad ei saa sinna registreeruda. Kursusele registreerumise võti. Moodle'i õpikeskkonnas on niisugune hea lahendus, et on võimalik igal õpetajal määrata oma e-kursusele üks lihtne võtmesõna, mille ta siis teatab oma õppijatele ja kõik need õppijad, kes teavad seda võtmesõna, saavadki tema e-kursusele registreeruda. Juhul muidugi, kui see kursus on õppijatele avatud, nagu just eelnevalt sai öeldud. Ja oluline on, et te ise seda võtmesõna ära ei unusta ja et te selle kindlasti edastate oma õppijatele. Et niimoodi tavaliselt Moodle'i keskkonnas toimubki e-kursustele registreerumine. Et õpetaja teeb kursuse valmis, mõtleb sellele võtmesõna, kursuse seadetes salvestab muidugi selle sõna
ja annab selle teada oma õppijatele. Nii et see tähendab siis seda, et kõik teised inimesed, kes seda võtmesõna ei tea, et nemad ei saa kursusele registreeruda. Miks see on oluline? See on oluline sellepärast, et õpetajal oleks lihtsam. Õpetajal on e-kursuse keskkonnas ikkagi kõik õigused ja tal on võimalik ka neid inimesi oma kursuselt eemaldada, kes on sinna nii-öelda kogemata registreerunud või kes kuidagi näiteks on selle võtmesõna teada saanud, et õpetaja siiski vaatab üle, et kes on tema kursusele registreerunud, kes on seal kursusel osalejad ja neid, kes ei pea sellel konkreetsel kursusel olema, et neid saab õpetaja siiski ka kursuselt eemaldada. Samuti on võimalik lubada oma kursusele külalisi, et saab lubada kursusele külalisi, kellel ei ole võtit. Külalise staatus on niisugune, et ta ei saa seal kursusel midagi teha, ta ei saa foorumites sõna võtta, ta ei saa esitada iseseisvaid ülesandeid, ta ei saa lahendada teste, ta saab lihtsalt vaadata ja vaadelda seda e-kursust. Et kui te lubate külalisi, võib-olla te tahate seda teha, et see oleks isegi soovituslik selleks, et teie enda näiteks kolleeg või võib-olla ka teie koolis, miks mitte õppele juhataja või ainesektsiooni juhataja, kui see on teil olemas, et ta vaataks lihtsalt teie e-kursuse üle, kui see on valmis ja annaks oma hinnangu ja ka võib-olla mõned soovitused, et mis seal võiks veel lisaks olla. Aga nagu öeldud, ei pea te neid külalisi lubama, aga see on niisugune hea võimalus, et te ei pea isegi andma inimestele võtit, et kui neil on muudi kasutaja tunnused ja kui te lihtsalt lubate teatud aja jooksul neid külalisi, et siis nad saavad nagu vaadata teie kursust, näiteks kas või kolleegid ja anda sellele oma hinnangu, ilma et nad saaksid seal midagi muuta või et neil ei ole ka neil külalistel õppija õigusi, nad ei saa seal ka midagi lahendada ega kirjutada nii-öelda. Selles keeleblokis, et siin saab määrata, et mis keeles avanevad teile need moodi keskkonnas olevad märksõnad. Et seal on ju niisugused sõnad nagu teema, foorum, et need sõnad, mis on nagu moodi keskkonnas olemas, näiteks uudis, foorum ja edasi, et mitte see, mis te seal ise kirjutate, vaid kõik need märksõnad, mis on moodi keskkonnas endas olemas. Et need võivad siis vastavalt õppijale avaneda kas inglise, vene, saksa või eestikeelsetena. Et soovituslik on siis valida, et las siis see nii-öelda sunnitud või määratud keel moodis olla eesti keel, et juhul, kui te teete niisugust eestikeelset e-kursust just. Selles rolli ümbernimetamise blokis ka te ei pea mitte midagi kirjutama, et kui te täpselt ei tea, mis see tähendab, et siis ma soovitan seda mitte hakata muutma ega midagi katsetama, et mida see nüüd annab õppijale. Ja ongi kõik. Ja nüüd te salvestate, kui kursus oli teil juba loodud, siis mõningad seaded olid seal kindlasti paika pandud selle kursuse administraatori poolt. Kui teie nüüd neid seadeid muutsite, siis klõpsate nuppu salvesta muudatused.